Sel hetkel, kui ma siin kaamerasse seisan, on Riigikogu just hakanud arutama regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrase umbusaldamist. Ja eks ta jääb ametisse, Eestis umbusaldused tavaliselt ikkagi läbi ei lähe. Aga tegemist on 4 opositsioonierakonna ühiselt esitatud umbusaldusavaldusega ja see pattude nimekiri, miks teda tahetakse maha võtta, on päris pikk. See umbusaldusavaldus täna, võtkem seda mitte ainult konkreetsele ministrile, vaid võtkem seda kaudselt kogu tänasele Eesti valitsusele, kes, nagu me oleme näinud, tahab võtta neilt, kellel kõige vähem on, ja anda neile, kellel kõige rohkem on. Kui me räägime jällegi, et selles mõttes, sest kehtestada meie lastele piletitasu ja eakatele see ei ole mõeldav. Ja ma lihtsalt tuletan meelde, et siis, kui rakendati automaks, siis sama koalitsioon, tõsi, sotsiaaldemokraadid olid ka pundis, väitsid selgelt, et ühistransportit, maakondlikku ühistransportit laiendatakse, suurendatakse, liine pannakse juurde, tasuliseks ei muutu, aga mis siis juhtus? Juhtus see, et rakendati automaks ja nüüd siis tervikuna soovitakse ühistransport muuta tasuliseks. Minu vastutus ei ole müüa lihtsalt loosungit, vaid öelda ausalt, kus süsteem enam ei tööta. Eurone pilet ei ole omaette eesmärk, vaid tööriist, et hoida liinivõrka alles. Avada uusi ühendusi seal, kus neid päriselt vajatakse ja vältida kõige halvemat valikut, mis on liinide vaikset kadumist. Buss, mis ei tule, on inimesel alati valusam kui sümboolne omaosalus. Selle valiku eest ma vastutan ja selle loogika eest ma seisan. Praegu Riigikogu veel otsustanud ei ole, käivad hääletuseelsed viimased sõnavõtud.